No 2013 oli selline aasta, kus paljud illegaalide grupid üritasid Euroopasse pääseda ja ega meie saatsekant ka siin nagu sellest puutumata ei jäänud. Et märtsikuus oli meil korralik talv ja ühel hommikul siis helistas üks kohalik metsaveoautojuht ja andis siis äreva teate, et oli näinud niisuguse võõramaalase välimusega isikuid, terve gruppi. Tegutsesime kiiresti, patrullid olid väljas, saime teed kontrolli alla ja samal ajal siis hakkasime otsima siis piirilt jälgi ja küsitlesime kohalikke elanikke. Et kas nad on siis midagi näinud, kuulnud, kedagi mingid autod sõitmas näinud ja leidsimegi varsti piirilt jäljed, piiriületuskoha, metsateedel palju jälgi. Lootus oli, et saamegi kohe kätte. Ühel hetkel siis üllatus, ei ole enam jälgi. Meie mõtlesime, et rikkujad on minema toimetatud. Tollel aegu käis töö organiseeritult, kurjategijad, kes illegaalide smuugeldamisega tegelesid, tahtsid palju raha teenida. Meie huvi oli kõik rikkujad kinni püüda. Aga ei jätnud jonni ja hakkasime ikkagi edasi otsima. Meile olid appi tulnud kohalik konstaabel, appi oli rutanud endine piirivalvur, kes oli siis natuke aega saanud pensionil olla. Kõik jõud olid väljas ja lähedalt metsatukast leidsimegi kükitavad vietnamlased, terve grupp, kes siis värisesid hirmust, värisesid külmast. Kerged vietnamlased olid märtsikuisel lumekoorikul liikunud märkamatult eemale tee pealt, aga meie piirivalvurite kehakaalust piisas, et lumekoorikust läbi vajuda. Niimoodi me õppisime, saime targemaks, osavamaks, et jälle üks kogemus juures. Aga need smuugeldajad, kes ilmselt järgi pidid tulema sellele grupile, meie kanti ei ilmunudki ja nüüd, kui me oleksime oma töö pooleli jätnud, siis ilmselt need vaesed, mitte just hästi riides olnud illegaalid, nendega oleks võinud halvasti minna. Piirivalvurite jaoks on oluline iga silmapaar, mis siin piiri vahetus läheduses maastikku ja teid jälgivad. Et kohalik elanikkond aitab meid väga palju. Kohalik elanikkond oma kodudes, põldudel, metsas liikudes on samamoodi valvel nagu piirivalvurid. See on tohutu abivägi. Nemad aitavad meid ja meie oleme alati valmis ka neid aitama.